Raskete olude kiustaja hakkab sõidetud saama ka Eesti autospordi selle-aastane võistluskalender. Ühe viimase võistlusena tõmbasid hooajal joone alla sellise noortesarja nagu Zebra Cup noored roolis osalejad ja korraldajad. Hooaja 3. etapp sõideti Langemoto keskuses, kus maha oli märgitud väga põnev ja omanäoline rada. Tegemist on sarjaga, kus võisteldakse ühesuguste Renault Twingodega, mis just selleks võistluseks olid kõik välja vahetatud. Rajal koos tuntud juhendajatega oli võimalik käia 3 korda, treeningvoori 2 vooru aja peale. Ajasõitude voorude tulemusel paremus ka selgub. Osaletakse 2 vanusegrupis 8-12 ja 13-15 eluaastat. Nagu eelmisel teisel etapil Pärnus oli ka viimasel etapile sõitma tulnud üle 60 poisi-tüdruku, mis kohe kindlasti näitab noorte soovi sellises formaadis osaleda. Sellel aastal on sari tubli korraldusmeeskonna abiga uuesti käima lükatud. Juba pikalt on sarja toetanud Zebra autokool. Ikka sellepärast, et noori toetada ja aidata neid nagu maast ja madalast, siis õpetada just nendele seda, kuidas on turvaline liigelda ja see on ülihea võimalus nendele nagu anda, et ikka sellepärast. Noored kindlasti pürgivad väga palju ka autokoolidesse. Kui palju te ise näete, et kui tuleb sinna ikkagi noor, kellel on mingisugune selline väike tehniline taust taga või kes on ikkagi enne autoga kokku puutunud, on targem kui need, kes tulevad pildikult otse koolipingist või otse kuskilt mujal? Oo jaa, kõvasti lihtsam on nendel noortel, nad teavad juba, kuidas auto käitub, kuidas käiku vahetada, kõvasti lihtsam on nendel noortel, et osad ju noored tulevad autokooli niimoodi, et tegelikult ei tea autost mitte midagi, mõni isegi ei tea, kus on sidur, kus on pidur, aga need noored, kes on juba varem sõitnud, nendel on ikkagi väga palju lihtsam seda teekonda alustada. Noori käib meil palju, kuna me oleme esindatud 3 linnas, Tallinn, Tartu ja Pärnu, siis 15,5 on see alammäär, mille õpilased saavad hakata siis õpinguid ka alustama ja tegelikult on noori ikkagi palju, et selline keskmine vanus on 17, mis õpilased siis alustavad oma selle autokooli õpingutega ja see on nagu põhivanus, et selles vanuses on neid kõige rohkem. Ja muidugi kuni siis sinna 70-ni välja, et see ei sõltu enam vanusest, et kellel huvi on, siis kõik on teretulnud. No siia ütlesid ennist, et 15,5 on niisugune hea vanus, siin tegelikult vanem vanuseklass lõpebki 15 eluaastaga ära, nii et natukene veel ja võiks juba julgelt autokooli. Jaa, põhimõtteliselt küll, et 15,5 saab juba alustada ja saab siis need esmased noored load siis endale ära teha, et saab siis vanematega sõita ja alates siis 18 eluaastast saavad siis oma need esmased juhiload teha, et loomulikult mida varem alustada, seda suurema põhja ja kogemuse endale alla saab, et ja rohkem harjutada rahulikult, et see on nagu väga super. Autokoolides nähakse põhiveana seda, et palju kukutakse läbi just sõidueksamitel. Selline võistlus aga annab kogemust kamaluga juurde, eriti veel siis, kui sind kõrvalt juhendamas sellised tuntud võidusõitjad nagu Jano Ligur, Arvo Kask ja Priit Rebane rallikrossi radadelt ja rallisõitjad Roland Poom ja Sander Pärn. 3. vooruks leidis võimalus autosse istuda ka maailmameister Martin Järveoja. Nooremate tüdrukute hulgas käib esikoha heitlus peaasjalikult 2 tüdruku vahel, Merin Peldes ja Marta-Liisa Meindorf. Marta-Liisa suudab olla mõlemas ajasõidus stabiilsem ja läbides parimal korral raja 46,18 sekundiga. Merili parimaks tulemuseks jääb teisel läbimisel 49,90. 3. tulemuse etapil teeb Liis-Marie Kaljur. Nooremate poiste seas oli 2 sõiduvooru väga erinevad ja tegelikult oli viimane voor see, mis lõpliku paremuse lõi. Poiste puhul sai saatuslikuks suuresti see, et teises voorus mindi tulemust parandama ja siis tulid vead sisse. Peale esimest vooru on tipust 1 sekundi sees on nii Jonathan Leemäe, Ragnar Tuberik, Martin Meindorf ja tagantulijatel veel palju võimalusi. Teine voor teeb aga korrektiivid. 8. kohalt sõidab 3. Oliver Kurg. Ainukesena suudab pedestaali koha säilitada Martin Meindorf. 4. kohalt tõuseb tubli sõiduga esimeseks Endri Tegova, kelle aeg oli nii kõva kui 43.50. Tema järel tulid 4 sõitjat kõik 44 sekundi sisse. Otsustavaks said siin 100 sekundid. Tüdrukute vanemas vanuserühmas käis duell taas 2 kange vahel. Esimese vooru järgselt tuli ees Anna-Grete Suvemaa 47,1 sekundiga. Samasse aega sõidab ennast ka Miia-Mariette Pankratov. Teine sõiduvoor oli oluliselt parem. Miia-Mariette ajaga 45,54, Anna-Grete vastab 50,41. Seega võidab siin Miia-Mariette Pankratov, Anna-Grete Suvemaa teine ja 3. Annabel Taaber.
Ülikuum ja pingeline oli ka vanemate poiste viimane voor. Peale esimest vooru olid 5 poissi taas praktiliselt 1 sekundi sees. 43 sekundiga võtsid distantsi Märten Õunamaa, Märt Valdmes, Frederik Märtin, Margus Piaske ja liidrina Kristjan Hallikmägi 42,7 sekundiga. Teine ajavoor pani taas nii mõni aegi poisi uljusest liigselt pingutama ning sõit läks käest ära. Lõpuks suudab kindla sõiduga pedestaalile tulla ja kolmandaks esimeses voorus alles 13. aja välja sõitnud Rasmus Tobias. Teiseks esimese vooru järel 10. olnud Gert-Martin Jasmin ja võitjaks mõlemad voorud väga kindlalt sõitnud Kristjan Hallikmägi. Tema sõidab välja ka päeva kiirema ringiaja 42,22 sekundit. 42 sekundi sisse sõitsid veel lisaks temale lausa 4 poissi. Nii tihe oli see konkurents. Hooaja paremate autasustamine seisab veel ees, kuid igal juhul oli see ühe suure asja taassünd. Me oleme eesmärgiks võtnud igane järgmine etapp, eks oleme vähemalt topeltvõimsam eelmisest. Me oleme kõik oma eesmärgid purustanud ja lõhki edasi löönud isegi. Me oleme praegu, ma arvan, sõiduveese tipul ja planeerime juba ette järgmist aastat ja ka vahehooaega, mis on talvel. Me tahame teha, meil on kokkuleppe olemas praegu Langekeskusega, treeninglaagrid lastele, treeningpäevad lastele, saab juhendajatega, ilma juhendajata saab isa tulla oma lapsega, ema oma lapsega, et need kooskõlastused me tänu tänasele edukule võistlusele saime juba. Et me kasvame veelgi, järgmine aasta 6-7 etappi kindlasti teeme ja proovime teha talveetapid ja suvised etapid. Ja lõpetada hooaja samamoodi alustades langelt ja lõpetades langel, et hoiame seda enda staabina. Instruktorite võistlusel tulid võitjaks rallimehed Sander Pärn ja Martin Järveoja. Janno Ligur hoidis kõrgel rallikrossimeeste lippu.